taas kõikidele Talendi Hääle podcasti kuulajatele ja vaatajatele. Täna on meil külas taas Elisa 2 põneva külalisega. Tere, Madis ja Johannes. Johannes, et räägi lähemalt oma põnevast ametikohast, mida sa Elisas täidad. Jaa, see ameti pika nimega on masinaõppetiimi tehniline projektijuht. Et mõni võib-olla on segaduses, mida see tähendab, aga meil on oma väike masinaõppetiim. Kogu see asi sai alguse 2017-2016 chatboti arendamisega ja alguses me tegimegi ainult chatboti, aga nüüdseks on see masinaõppetiimi sõna seal palju nagu suuremaks kasvanud. Minu ülesanne on siis juhtida meie nende toodete chatboti, voiceboti ja siis ka siukse majasisese chati arengut, ehk siis see saaks järjest targemaks ja järjest uhkemaks. Ja tehniline projektijuht, ehk siis natuke panen ise näpud külge ja natuke samas jälgin, et protsessil liiguks ja saaks asju juurde. Põnev. Mis see chatbot tähendab? Chatbot. Vestlusrobot. Vestlusrobot ja seda kasutatakse siis kus kohas? Jaa, see on täitsa õige küsimus ju. Aga meil teenindus või klientidel on mured. Elisa on nii suur ettevõte, et meil on ju 100,000 kliente. Klientidel ikkagi on vahepeal probleeme ja kuna teenindajad näiteks öösiti ja hilja õhtul vara hommikul ei saa nagu inimeste muresid vastu võtta, siis üks võimalus on inimestel kirjutada meie veebilehel olevale väiksesse chati aknasse, et mul nüüd internet ei tööta, mis ma tegema pean. Ja see ongi see chatbot, mida meie siis arendame. Ja sa tõid välja ka voicebot on kuidagi sarnane siis sellega, ma kujutan ette, jah? Jaa, et kõneliin on ka teine võimalus ja kõneliinis siis me samamoodi kõigepealt kuulame inimese mure ära ja siis alles, kui see on mõni siuke teema, mida näiteks kui sul on mingi vaja SIM kiiresti ära blokeerida, sest sul on telefon ära varastatud, siis selle me suudame juba kõnesalvestuse põhjal kiiresti ära tuvastada ja siis saame sealt mingid sammud automaatselt ilma inimesele saatmata nagu ära teha. Et siukseid esimesi kiireid automatiseerimise samme ka kõnes teeme meie. Väga huvitav. Aga siis sa oled nagu kogu aeg oled siis 24/7 kättesaadav, et see huvitas mind ka, et kui on selline võimalus inimestel võib-olla seal öössel kirjutada, et... No mind päris mitte, et seal on targad, tänane teema meil ongi siin suuresti on ju AI ja masinaõppe lahendused, et meil on siuksed uhked automaatselt vastavad süsteemid seal taga taustal, et inimesed ei pea midagi tegema selle jaoks, et vastused liiguksid. Super. Madis, ole kena, tutvusta ka sina enda positsiooni ja kuidas sa sellesse maailma üldse sattusid? Ja mina olen siis juhtiv DevOps insener. Mida see siis tähendab on, et põhimõtteliselt ma teen neid asju, mida arendajad ei viitsi teha. Ehk siis infrastruktuur, alarmid, monitoorimine, kogu see maailm, et põhimõtteliselt, et tuled oleks püsti. Ja kuidas ma sinna sattusin, oli niimoodi, et ma too hetk elasin üldse Londonis, see oli aastaid tagasi, ma kandideerisin kuhugi analüütiku positsioonile ja siis neil läks, sama päev kui ma alustasin, läks neil DevOps insener ära ja siis mulle lihtsalt visati kogu kupatus sinna sülle ja et nüüd tegele sellega. Ja too hetk see oli hästi nagu pilve kolimine ja konteineriseerimine, see oli selline kuum teema ja ma võtsin sabast kinni ja siin ma täna olen. Johannes, ma küsiksin sinu käest, et kuidas sina jõudsid sellisesse põnevasse valdkonda, et kus sa praegu oled, et masinaõppe? Jaa, eks juba ülikooli minek oli selles suhtes huvitav, et mul on terve elu meeldinud, või ma kuidagi ingliskeelne sõna on exceed, et ma nagu jõuan kõrgemale, kui mul on mingi selge, raske mul on mingi selge eesmärk või siis mul on mingi raske ülesanne ette pandud. Ja ülikooli minnes mul oli palju võimalusi, mul enda pere on spordi ja samas ka teiselt poolt majanduse taustaga kõik, aga siis ma tundsin, et ma ise peaks midagi nagu kuidagi keerulisemat üritama teha. Mõtlesin siis pikalt mingite inseneeria asjade peale, aga lõpuks sattusin TTÜ äriinfotehnoloogia suuna peale. Sealt sai natuke siukest nii majandust kui ka IT tausta
siis ühel hetkel, kui ma enda nii-öelda koolitööd ja kõik asjad tehtud sain, siis ma mõtlesin, et ma ei taha nagu ise kuskile kandideerida väga, et ma saan aru, et võib-olla saab kuidagi muud moodi. Ma kirjutasin Facebooki uudise enda kohta, et võtke hoopis mind, ma ei taha teid nagu ise valida. Ja siis sealtkaudu minu kõrgem ülemus, siis mitte minu otsene, vaid veel kõrgem ülemus nägi seda uudist, jagas maja sees recruiting tiimiga ja siis sealtkaudu ma jõudsin siia masinõppetiimi ja nüüd praegu ma olen omad head aastad siin olnud ja väga lõbus on, väga huvitav on, päriselt ikkagi tegeleme mitmesaja 000 inimese probleemidega igapäevaselt, iganädalaselt, nii et issand, äge, sa leidsid nagu võimaluse hoopis teistmoodi nagu läheneda sellele, jäid sellega silma, mida me ka alati räägime ka inimestele täna, et eriti noortele, et jääge kuidagi silma, et eristuge kuidagi. Et väga äge, et niipidi siis. Väga lahe teekond. Madis, lähme sinu juurde, tahaks sinu teekonnast ka natukene lähemalt kuulda, et kuidas sina jõudsid tänasele ametipositsioonile? Ma läksin ülikooli hoopis elektrotehnikat õppima. Ma samamoodi otsisin väljakutseid. Aga enne, kui ma elektrotehnika ära lõpetasin, siis ma läksin Inglismaal elama. Et hetk ma seda tegelesin sõudmisega, ma läksin üldse sõudmistreeneriks. Olin seal 2 aastat sõudmistreenerina töötanud ja siis mõtlesin, et peaks ikka natukene oma pead ka kasutama. Ja hakkasin igale poole kandideerima seal ja Inglismaal see konkurents on ikka jõhker. Et see õpetas päris palju, kuidas ka välja paista. Aga jah, siis ma kandideerisin kuhugi analüütiku kohale ja siis visati mulle see kogu krempel siia ette ja mulle kohe nagu meeldis ka see, tegelikult mul on kogu aeg nagu arvutiga tegelemine meeldinud väikses peale, et need korrad, kui ma pere selle raali ära rikkusin, neid oli päris palju. Aga ma sain isegi IT-kolledžisse sisse, aga mõtlesin, neid IT-vendi tuleb nii palju, et mis ma ikka lähen sinna, et ma lähen õppima midagi raskemat. Aga jõudsin ikka ringiga sinna tagasi. Et oled leidnud enda koha nii-öelda päikesel ja meeldib see, mille sa täna teed. Seda näinud rõõm kuulda. Johannes, ma küsin sinu käest seda, et sa rääkisid ennem nagu natukene puudutasid oma töö sisu, eks ju, millega sa täpsemalt tegeled, aga kui me nüüd hakkame sellest nagu lähemalt rääkima, siis milline see sisu nagu konkreetselt on, et kui palju kuulub näiteks sellisele projekti juhtimisele selles töös ja kui palju võib-olla sellisele nii-öelda tehnilisele poolele, et kui natuke nagu sisukamaks minna just, et... Tore oli kuulda, et me oleme Madisega mõlemad spordipoisid. Aga jaa, tehniline ja mittetehniline ja palju projekti juhtimist. Ma ütleks, et 3 jaguneb minu töö suurel määral. Üks asi on probleemide ja nii-öelda tulekahju kustutamine. Et kui kuskil midagi on katki, siis mina olen see, kes natuke peab hakkama otsima, et miks katki on. Tema hoiab neid asju nagu ära, meie pigem viskame laivi ja vaatame, mis välja tuleb. See oli nali küll. Siis teise poole pealt on et meie need kõik süsteemid saaksid targemaks ja võimalusi juurde, selle jaoks on vaja teha niisugust analüüsitööd ja natuke uurida tausta, et kus kohas meil probleemid on, kust kohast me saaksime infot nende täiendamiseks ja nii edasi. Ja siis viimane osa on selgelt niisugune uute arenduste ise siis kokku klopsimine ka. Siin on igal poole vahele mahub päris palju niisugust korraldamist inimestega, kiired koosolekud, et kuule, mida sina sellest tead ja mida sina sellest asjast üldse tead. Aga ma ütleks, et oleneb kelle käest küsida, et kui või kas on tehniline või mitte tehniline, et kõik need 3 punkti, mis ma siin välja tõin, on nagu mingi suuna pealt tehnilised, et kui sa ei ole seda karjääri üldse nagu ette võtnud, siis sul ei oleks isegi võimekust näiteks nende see analüüsi osa, mis ma välja tõin, sa ei oskaks võib-olla andmebaasides üldse ringi otsida ja mõelda selle peale, kust kohast mingid seosed tekkida võivad. Ja absoluutselt. Ma saan aru, et te olete mõlemad ikkagi nagu tehnilised inimesed, et sina siis mõtled nagu välja mingi idee või mingisuguse, kuidas ma ütlen siis, selle tehnika mainuse pole ei ole nii kodus, aga mingi lahenduse ja siis Madis põhimõtteliselt viib selle nagu siis ellu IT poole pealt, eks, et ta toimiks. No eks ta kohe seletab. Et teil on nagu ta teeb mingit osa sellest. Aga mingit osa, jah.
küsikski siit edasi, Madis, sinu käest, et sul on ametinimetuses niisugune tore sõna nagu juhtiv. Et kui me nüüd mõtleme seda juhtivat poolt ja mõtleme tavalist, kui võib nii öelda tavalist, ehk siis ilma juhtiva sõnata DevOps inseneri tööd, siis kuidas need üksteise puhul nii-öelda erinevad? Selles valdkondas juhtiv on pigem selline strateegiline, et planeeriv, et kuna tehnoloogia on kogu aeg muutuv ja sellist nagu järelaitamist on ka vaja tehnoloogiaga teha, siis on just suures organisatsioonis on sellist planeerimist hästi palju, et kes millega aitab, kus ta aitab ja nii edasi. Et sellist korraldamist on päris palju lisaks siis sellele tehnilisele tööle. Et nagu see tehniline osa, ma arvan, tänasel päeval on lihtsalt selle konteksti teadmine, sest ta on nagu selline üsna nagu nišš tegelikult. Ja siis just see juhtiv osa on see, et planeerida korralikult neid asju. Et uisa-päisa ei hakka seal midagi tegema. Saan aru, et sul on meeskonnas siis keegi, keda sa nii-öelda ka juhid ja kes siis teeb seda tehnilist poolt. Saan ma õigesti? Jah, hetkel meil on meeskonnas 3 liiget peale minu. Et kõik on sellised väga kogenud insenerid, kes käehoidmist ei vaja ja sellist juhendamist, et pigem ongi see, et nad tulevad mingi murega, et kuskil on midagi valesti, siin on vaja midagi korraldada ja siis ma võtan selle arvesse ja siis planeerime neid asju. Te olete leidnud meeskonna siseselt sellise ühise keele? Pigem küll, jah. Seda on rõõm kuulda. Aga natukene konflikt on ka hea, seda on ka vaja. See on loomulik, et kõikidel inimestel ongi erinevad arusaamised, eks ole, et leida lõpuks ikkagi see kompromiss ja võib-olla kui ühe mõte või idee ei toimi, siis saab olete te ise mõtet ja ideed proovida. Täpselt. See, mis Angelika küsima hakkas, et teie siis viite ideed täide. Mis osas te siis viite neid ideed täide? See on nagu... Ta toimiks vist või? Jaa, et tegelikult see on nagu organisatsiooni vaatest, see näeb niimoodi välja, et ütleme, et teie arendate mingi asja valmis. Nüüd see on kuskil sellises testimiskeskkonnas, mida siis tavaklient ei näe ja siis meie vastutame selle eest, et ta nüüd läheks sinna toodangukeskkonda, et siis kliendid saaks ka neid asju näha ja katsuda ja katsetada. Ja siis me vastutame kogu selle elutsükli eest, et ta jõuaks õigetesse kohtadesse, et ta püsiks kättesaadavana ja et oleks selline hea kasutajakogemus. Et toode ise, kui me seda ei tee, aga lihtsalt, et ta jõuaks õigetesse kohtadesse. Ma küsiks nüüd teilt mõlemalt, et ma saan aru, et sina mõtled ideid ja teie proovite ellu viia, et tooge nüüd üks reaalne näide, mida te olete siis teinud selleks, et te olete kõigepealt proovinud ja siis lõpuks ellu viinud. Meil õnnestub ikkagi osadasid ise ka ellu viia lõpuks. Ma toon ühe huvitava näite, kus alguses tundus kuidagi nii-öelda ärilise poole pealt üsna siuke keeruline teema või probleem on selge, et näiteks Elisa suur ettevõte, meil on omad esindused ja kliendiliinid, kuhu inimesed helistavad. Aga mõnikord ma satun sinna, mul ei ole võib-olla ID-kaarti esinduses kaasas, et ma ei saa ennast tuvastada või samamoodi ma helistan ja siis teenindaja küsib mult mingit teeninduse salasõna, mis on kunagi, kui sa Elisaga alles liitusid, võib-olla nagu kokku lepitud, aga sa ei mäleta seda. Et siis seal selliste olukordadega oli päris palju jändamist ja olukorda, kus klient lihtsalt jääb lahenduseta. Aga siis lõpuks meie suutsime välja mõelda enda nii-öelda sinna siis majasisesesse väiksesse tööriista sellise lahenduse, kus teenindaja saab sellises olukorras ise isikukoodi põhjal käima tõmmata siis Smart-ID või mobiil-ID-ga autentimise. Ja lõpuks me suutsime nagu nii-öelda, see ei ole üldse keeruline ega üldse nii-öelda tehniline väga lahendus, meie suutsime selle suuta või mõelda välja üsna siukse kiire ja lihtsa nagu nurga tagant võttega, aga probleemi väga suure lahendab väga nagu lihtsalt ära. Ja ehk siis väga nutikad lahendused ja Elisa liigub ikkagi selle poole, et teha kõik võimalikult nagu lihtsaks, et oleks rohkem võib-olla sellist automatiseerimist, eks ju? Jah. Just. Ma küsin, Johannes, ka sinu käest seda, et kuna te teete Madisiga, ma saan aru, aktiivset koostööd on ja kas sa, Madis, nagu küsid ka nagu IT-valdkonnas tavaliselt, ma tean, et küsitakse, et kui sa lähed midagi küsima, siis küsitakse miks. Ehk sa niisama ei hakka midagi tegema, küsid alati miks on seda vaja, kui keegi kolleeg tuleb küsima näiteks mingit
mingit, et tahab midagi saada nii-öelda, eks ju, et ole ja tee ära midagi. Tegelikult peab küsima, miks, Jah. sest tihti, eriti suurtes organisatsioonides, selline asi võib juba tehtud olla. Just. Või tihtipeale on minu arust see, et mis mul on nagu IT-valdkonnas selgeks tehtud, et tihtipeale inimesed nagu küsivad mingisuguseid küsimusi või tähendab, küsivad mingisugust, neil on mingi vajadus, aga tegelikult reaalselt seda ei ole vaja teha. Et see on nagu mõtet. Inseneridele Jah. ehitada. Just. Aga ma küsin, Johannes, sinu käest, et kui suures tiimis sa töötad, et ilmselt on veel inimesi, kellega sa nagu läbid igapäevaselt, et milliste inimestega sa koostööd siis teed? Meie enda konkreetne see masinõppetiim on tegelikult üsna väike. Meid on ainult 5 tükki. Jah, 3 tükki on siis rohkem tehnilisemad. Meil on, üks on analüütik, teised, siis on meie valdkonna juht, kes on ka üsna, mitte isegi üsna, väga hands-on, väga tehniline, ise tark. Ja siis meil on 2 nii-öelda tootespetsialisti, kes aitavad meil hallata neid roboteid, et kõik see info, mis seal liigub, oleks ajakohane ja nagu korrektne, sellepärast et meil on tooteid palju, infot liigub palju, nii et selle kõige haldamine on väga suur töö. Aga meid ennast on 5, aga meil on väga palju abilisi nii Elisast seestpoolt kui siis ka välispartneri MindTitani kaudu, kes aitab meil seda masinõppe tarkust veel rohkem laiendada. Jah, panev. Madis, lähme nüüd natukene täpsemaks, et kuidas sina tagad, et süsteemid oleksid järjepidevad, stabiilsed, skaleeritavad ning turvalised? Una arvelt. Nagu IT-s ikka tavaliselt. Muidugi. Ei, tegelikult see nii dramaatiline ei ole. Vahel tuleb ette. Aga see on see miljoni küsimus tegelikult. Et sellele on tegelikult raske vastata. Tihti need otsused tehakse kuskil planeerimisfaasis ja sa pead seal olemas, et arhitektuurselt oleks asi hästi ehitatud. Nagu maja ehituseski sul peab olema hea vundament, et IT-s samamoodi. Et neid apsakaid hiljem on väga raske parandada. Tänapäeval muidugi on natukene lihtsam, et sa saad kogu oma selle arendused panna pilve ja siis pilves lihtsalt keerad natuke vunki juurde ja siis arvutusvõimsust on rohkem. Ja põhimõtteliselt ta nii käibki. Aga raske on nagu ühtemoodi sellele vastata ja ma küsin siis niimoodi, et kuna sa tõid selle ehituse näiteks, et meil siin meie vaatajad ka aru saaksid, et kui sul on see vundament loodud ja sa ehitad, sa hakkad tippu, kas juhtub ka see, et kõik kukub kokku. Ja sa pead otsast peale alustama. Minul ei ole seda juhtunud. Ma olen kuskil, ikka loed internetist, et juhtus nii ja juhtus naa, aga ma olen õnneks sellistes sektorites töötanud, kus see on väga reguleeritud ja sa ei saa ehitada midagi sellist, mis kukub niimoodi kokku. Et samamoodi Elisas on ka, et meil on asju, mis on vanad, aga nad töötavad väga hästi. Kas neid vanu asju saab ka uuendada? Ikka. See käibki meie töö juurde ka. Võtad vahepealselt mingisuguse klotsi ära ja paned uue. Täpselt. Ja siis see minu töö osa seal ongi tagada see käideldavus, et midagi nüüd maha ei kukuks, kui me neid klotse uuendame. Aga võib juhtuda, et midagi ikkagi kukub. Võib ikka. Ehk siis see on selline järjepidev töö. Kogu aeg tuleb nii-öelda hands-on ja vaadata, et midagi sealt... Ma saan aru, et ehituses, kui sul midagi ära kukub, siis ilmselgelt sa näed seda, et ma saan aru, et sa saad ka siis aru, kui sul mingi lüli kuskil puudu on, ta annab sulle kohe mingisuguse... Meil on tehtud sellised monitoorimissüsteemid, et mis aktiivselt siis vaatavad, kas midagi on elus, midagi ei ole elus ja kui seal midagi kukub, siis kõik pasunad ja viljad hakkavad kohe karjuma ja kõik saavad kohe teada. Siis on surnud, jah? Põhimõtteliselt küll, jah. Aga siin käis korraks läbi see vana uuendamine ja see on asi, mida nagu tegelikult peab väga aktiivselt nagu endal mõttes kaasas kandma ja nagu aktiivselt ka tegema, et meil praegu just on tegemises, et meil see chatboti loogika on kunagi praegusest 7-8 aastat tagasi nagu aluse saanud. Sel hetkel see tehnoloogia oli tegelikult
meie vajadused on muutunud. Alguses oli mõte, et see chatbot seal võiks olla mingi, ma ei tea, kuus käib võib-olla paar tuhat inimest hetkel, võib-olla mingil hetkel, võib-olla tipphetkel on 10 inimest räägivad seal, on ju. No praeguseks meil on nii mitu nii-öelda tööriista juba, pluss siis nende kasutus on kokku ikkagi nagu ligi 50 000 kasutuskorra juures kuus. Et see nagu, et see praegu veel töötab, et see on nii kaugele skaleerunud, see on pigem nagu, meil on õnnestunud midagi jube hästi, aga seal on nagu tegelikult vaja seda süsteemi pidevalt ajakohasena hoida ja uuendada, sest muidu ta võib kokku kukkuda. Kahjuks või õnneks elu nii käib, et uuendustega tuleb kaasas käia, kas see neile meeldib või mitte. Just. Et Johannes, ma küsin sinu käest, et kuidas sa hindad ja millised prioriteedid võib-olla fookusesse tiimi siseselt nagu tood tavaliselt, et? No meil on selles suhtes lihtne, et kuna me tegeleme otseselt siis nii-öelda kasutatavate tööriistadega, et me näeme, kas kliendid käivad meie seal robotis või siis teenindajad käivad, siis tihtipeale on nagu mingid, kas siis nagu probleemsed kohad või mingid kohad, mis vajavad millegi juurde tegemist. Ehk siis me nii-öelda küsime otse kliendi käest või kasutaja käest, ehk siis me näeme, et nagu okei, siin on probleem ja mida suurem see nii-öelda kasutajate hulk on, mille meie selle ühe probleemi lahendamisega ära nii-öelda korrastaksime, siis selle järgi tihti see prioriteet nagu tekibki, et kui me lahendaksime 100 inimese mure ära, võrreldes see, et me lahendame 20 inimese mure ära, siis selle järgi me otsuseid teeme. Madis, lähme sinu juurde, et Johannes rääkis siin, mis tööriistu tema kõige enam enda töös kasutab, et too välja, mida sina kasutad ja milliseid tehnoloogiaid? Ma nagu tooks sellise näite kõigepealt, et kui tavaliselt arendus läheb süvitsi, siis DevOpsindus läheb nagu laiuti, et neid tööriistu on väga palju, et me vastutame seal võrgunduse eest, me vastutame arvutusvõimsuse eest, me vastutame seal monitoorimise eest, et neid tööriistu võin jääda loetlema siia, aga enamalt ikkagi, et pilv, see, mis seal üleval on. Google Storage, kui sul otsa hakkab saama, see on ka nagu pilv. Aga jah, pilvetehnoloogiaid, siis erinevaid programmeerimiskeeli, et tarnida neid arendusi, mis siis arendajad on teinud, monitoorimissüsteemi ja sellega on need põhivajadused kaetud. Mul siin tuleb endal mõttesse see, kuidas tihtipeale, me oleme täpselt masinõppetiimiga sellises lähedas kohas, et me ei ole nagu seal meie tehnoloogia tiimi osad, me oleme just äri poole peal, erakliendi valdkonna või ärikliendi, jah? Ei, meie oleme siis nagu erakliendi osa all. Eks me oleme nagu otseselt nagu äri juures ja seal meie puutume väga palju sellega kokku, et meilt tuleb küsima keegi mingi soovi kohta ja siis meie peame selle nagu sellest tehnilisest maailmast, mida tema üritab seal natuke seletada, tooma ka sinna sellele ärilisele inimesele. Ja nii lähe on kuulata ka praegu ja mõelda, kuidas inimesed, kes seda podcasti kuulama hakkavad, siis nad üritavad enda jaoks välja mõelda, mida see monitoorimissüsteem üldse tähendab ja et ja mina saan aru, et midagi jälgitakse, vaadatakse, kuidas see nagu toimib on ja sa vaatadki järjepidevalt, et nagu sa enne tõid näiteid, et kui palju me saame lahendatud, siis inimeste nii-öelda murekohad, et siis peabki monitoorima, tegema sellist nii-öelda äkki analüüsi siis, parandusi. Tegime järeldused. Põhimõtteliselt jälgime, et süsteemid elus oleks. Ta on nagu selline, monitoorimise all ta on nagu valvekeskus. Et kui kujutad ette, et Elektrilevi vaatab seal, kus neil liinid on üleval, liinid on all, siis meil on samamoodi. Okei, nüüd ma sain aru. Et kus sellise võrk püsti on? Jõus maas on. Johannes, et küsin sinu käest sellise küsimuse, et kindlasti on ka ette tulnud erinevaid tehnilisi probleeme, eks ju, et võib-olla tooksid mõne näite sellisest mingisugust tehnilisest probleemist, kus te siis tiimiga nagu lahendasite mingit olukorda, et Siin oleks võinud ka selle eelmise näite tuua, mis ma enne korraks rääkisin, kus me lõpuks lihtsa lahenduse tegime selle autentimise näol. Aga meilt käib meie õnneks läbi väga palju huvitavaid teemasid. Alates sellest, kuidas me näiteks tuua mingi keeruline näide. Meil on kõned
ja võib tunduda, et see on justkui nagu lihtsalt siuke üks kõnesalvestus, Apple'i peal saad on ju vajutada nuppu ja siis see salvestab ja kõik on pärast nagu koos. Aga tegelikult on see kõne meil mitmes osas. Nagu ma enne ütlesin, ta kõigepealt on nii-öelda meie selle VoiceBoti asja käes. See on lõpuks nagu üks jupp. Ja siis on need kliendi ja teenindaja sõnumid, kui ta peaks ühel hetkel siis teenindajani jõudma, need on veel täiesti eraldi jupid. Ja olenevalt sellest, millisele teenindajale see kõne läheb, siis need võivad olla veel täiesti erinevates süsteemides ka. Nii et üks lahendus, mis me lõime, oli nende kõnesalvestuste kokkupanemise tööriistis, et siis lõpuks saaks neid tagantjärele ka kuulata ja kontrollida, mis seal toimus. Ja see võib tunduda jube lihtsana, aga kogu see zip-failide majandamine ja kokkupanemine oli paras peavalu. Minu enda jaoks ka täiesti uus teema. Ja lisaks meil on ka majasisesed mingid anonüümiseerimise ja klassifitseerimise ja tõlkimise AI mudelid loodud, treenitud ise Elisa andmete pealt. Ja see on ka siuke tehniline maailm, mida on nagu üsna keeruline üldse seletama hakata. Aga vaja läheb ikka. Ja väga põnev maailm, sellest igavaks igav ei hakka, et kogu aeg on midagi uut ja huvitavat. Et seesama millest sa rääkisid, see süsteem, ma olen seda ju ka kasutanud, sina ka ilmselt, et see ongi see, et sa helistad sinna, siis ta palub sul valida, et mis probleem sul on, eks ju, ja siis sealt edasi step by step nagu saab juba siis selle õige siis teenindajani, kui sa tahad, eks ju, aga ma saan aru jah, et ta saab ka su probleem ise ära lahendada seal, et sa ei pruugigi teenindajani jõuda, kui sa ei taha, eks. No kui sul on väga konkreetne meie kindlaks määratud või sellised asjad, mida me teame, et me suudame kõnes koheselt ära teha, siis on võimalik, et see kõne pakub sulle automaatselt mingeid lahendusi. Just, aga kas ta ei paku automaatselt lahendusi siis, kui näiteks klient pöördubki mingisuguse X probleemiga, millega varasemalt pole mitte keegi võib-olla pöördunud ja ta ei saa aru, mis see on, eks, et ta on tegelikult ära õpetatud seal on ju vastama. Need ongi need keerulised masinaõppe mudelid, millest ma hakkasin rääkima, et seal teema tuvastamine toimub seal kogu aeg taustal. Väga põnev. Madis, kas ka sina saaksid tuua näite olukorrast, kus pidite leidma siis nii-öelda tasakaalu arendustiimi soovide ja operatsioonide võimekuse vahel? Mul on siiani vedanud, et arendustiimid, kellega ma olen töötanud, et nad ei palu sellise tasakaalu loomist, et tavaliselt see nõue tuleb äri poolelt. Et nemad elavad siis arendustiimidel kukil, et nüüd on vaja mingi uuendus tarnida ja siis arendustiim omakorda tuleb siis meie juurde, et meil on sellega abi vaja ja siis meie omalt poolt aitame neid nii palju kui võimalik, et pigem on selline nagu ühine koostöö sellise sama eesmärgi nimel. Kas on tulnud selliseid soove ka, et hoiate kahe käega peast? Iga päev. Kogu aeg on olukord. Kellelgi on peas nagu mingisugune mõte ja nad edastavad siis selle nii-öelda teile sinna arendustiimile ja siis teie nüüd peate sellest mõttest aru saama, et mida nad siis ikkagi täpselt soovivad. See on õigesti. Ja seda on eile vaja. Kogu aeg on asju eile vaja. Tüüpiline. Aga olete siis hakkama siiamaani saanud, ma saan. Kõik on tehtud täpselt nii, nagu on sealt äri poolt teile ette söödetud ja ollakse rahul. Pigem küll, et kompromisse tuleb ikkagi ette, et tehniline võimekus vahepeal paneb mingid piirid ette. Ei tule vastu nii. Ja, et aga nii palju kui võimalik, siis ikkagi me proovime. Sellest võttes on lahe, et meile jõuavad vahepeal mingid mõtted, kes on käinud justkui nagu terve maja läbi, võib-olla on juba seal Madisi juures ka käinud, siis jõuavad masinaõppe tiimi juurde, et kuule äkki ikka kuidagi saaks. Et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka peab saama. Ja me oleme paar korda on isegi õnnestunud. Väga hästi. Just. Johannes, ma küsin sinu käest, et kui Madis nagu tagab selle töökindluse, eks ju, siis sina tagad selle kliendisõbralikkuse, eks? Et need süsteemid oleks võimalikult kliendisõbralikud. On see nii või? Ei, muidugi. Aga eks see kliendi sõbralikkuse tunnetus kuskil chatboti taga praegusel hetkel on niisugune natuke küsitav. Inimesed pigem alati tahavad rääkida teise inimesega, aga me üritame seal roboti sees ka nii palju seda tekitada, kui võimalik on.
ja tihtipeale tegelikult ma arvan, et Eesti inimesed võiks usaldada natuke rohkem juba neid chatbot'e, et tehnoloogia on lisaks sellele ChatGPT-le ja muudele asjadele liikunud siin nii palju, et need robotid on üsnagi võimekad ja mina olen meie Annika üle väga uhke. ja teil on Annika, just, jah. Kuna sa oled ikkagi juhtiv, siis ilmselgelt tuleb sulle jagada ka erinevaid ülesandeid oma meeskonna vahel ja kuidas sa siis nende kompetentsi kasvamisel kaasa aitad? Tuleb nad vette visata, probleemidega tegelema. Ei, aga tegelikult see on nagu minu isiklik vaade ka, et sellel nagu mentorlusel ja sponsorlusel on suur vahe, et ülesannete jagamisega mingit sellist nagu suurt pilti ei ole, et mis on vaja teha, tehakse ära, aga kui on midagi uut vaja õppida ja seda kompetentsi kasvatada, siis minu isiklikul kogemusel kõige parem viis on lihtsalt selle probleemiga tegelema hakata ja õppima selle kohta. Et et nüüd see koht, kus ma peaks nagu kätt hoidma ja seletama, et saad hakkama ja tubli oled, et ma ei näe sellel väga suurt mõju, ei ole näinud, et pigem niimoodi, et härjal sarvist ja lähme proovime teha ja siis protsessis õpime. Aga kui te mõtlete nüüd nende tehniliste otsuste peale, et kas tiim oskab ka neid otsuseid prioritiseerida, et mis on see kõige olulisem, mis tuleb kohe ära teha või pigem ei? See on jälle selline köie tõmbamine, et seal on äri, seal on arendajad ja seal on siis meie see operatsiooniline pool ja siis selle nii-öelda supi segamisel saab see õige valik tehtud. Mida on äril vaja, mida on arendajatel vaja ja mida meie suudame tagada jälle. Et number 1 on ikkagi see, mida mina pean vaatama, et kuidas äri sellest võidab. Et ja siis kuidas arendajaid aitab, mis omakorda siis aitab äri ja siis kolmandaks punktiks, et kuidas see nüüd meie tiimile meeldib. No sa vist ütlesid, et teil on niivõrd kogenud tegelased tiimis. Üldiselt küll, jah. Et Johannes, ma küsin sinu käest, et kui palju sa jälgid nagu selle masinaõppe ja automatiseerimise trende täna üldse, et milliseid? Jaa, no see nagu mingil määral on meie töö. Kui meil on masinaõppe tiim, masinaõppega tegeleme Elisas, siis see on suuresti järjest rohkem tuleb meie tööks, et meie peame silma peal hoidma, natukene proovima, et üldse siis Elisas keegi oskaks laiemalt ka seda infot levitada. Ja väga palju on ikkagi toimumas ka. Ma ütleks, et kuna me teeme koolitusi majasiseselt ka sellel teemal, siis isegi kui sul vahepeal on paar nädalat vahet, siis neid slaide tuleb paari nädala jooksul võib-olla isegi ümber teha, sest need uued mudelid tulevad peale ja mis iganes. Jaa, põnev. Aga küsin seda, kui palju näiteks Elisas saad sellist otsustusvõimet, kui palju sulle antakse, et sa saad ise otsustada, ise ideedega välja tulla, et on seda ka nagu seda võimalust nagu antud või? Ikka. Lühike vastus on ikka, aga... Väga hea vastus. See on hea vastus, sellepärast, et väga paljud organisatsioonid ei anna, nad kõik lubavad, et me anname sulle nii-öelda vabad käed, aga tegelikult, kui inimene läheb tööle, siis tegelikult selgub midagi muud, et kõik on ette antud ja sa pead nende reeglite järgi nagu toimetama ja tegema, et ise ei saa nagu midagi. Kastist välja. Mul on pigem ikkagi need olukorrad, kus ette ei öelda, mis lahendus on ja tulebki hakata kaevama. Meil samamoodi, et miks ma Elisaga liitusin, oligi selle pärast, et see on minu otsustada nüüd, et kuidas ja kas me teeme ja mis on päris äge. Et üldiselt on hea see, et sul on, oled kindlalt kastis ja nüüd teed nii, nagu sulle öeldakse, aga seal on vabad käed. Ja minu arust IT-s ongi niimoodi, et arendajad ka, nad tahavad ikkagi ise, neile ei meeldi, kui keegi teine ütleb, et nüüd teen nii või nii, eks, et on see nii, võid ümber lükata. Madis, räägime tulevikust ka, et kuhu võiks DevOps analüütika suunduda, et kas veel rohkem ennetavasse või prognoosimise vaatesse? Kuidas see võiks välja näha? Mingil määral seal nagu selline prognoosimine juba on, et just seal monitoorimise osas, et seal on kõik need monitoorimissüsteemid kasutavad erinevaid selliseid masinõppemudeleid ka, mis jälgivad siis trende, ütleme, et sul on selline must reede
ja palju müüki ja eelmine aasta oli, ütleme, 1 miljon klienti ostis seal iPhone 15 ja nüüd sa tead siis, et see tuleb umbes sama järk ja siis su monitoorimissüsteem siis arvestab sellega. Aga see DevOps-indus üldse nagu ma arvan, et see hakkab nüüd kasvama, eriti kuna väga palju on oma nende mudelite jooksutamisest, pilves just eriti, ja see infra, mis nagu sellega kaasas käib, on suur, et seda peab keegi hoomama ka. Me peame teid endale külla kutsuma, et vaadata üle, kus meil see toimub. Suurima rõõmuga tuleme külla, mitte midagi küll sellest aru ei saaks, aga vähemalt näeksime seda teie töö sisu lähemalt. Aitäh sulle vastuse eest. Küsin Johannes ka seda, et milliseid võib-olla valdkonna arenguid sa näed siin lähima 5 aasta jooksul või kas üldse näed? Jaa, väga palju näen. Ma eelmisele Madise teemale ütlen juurde, et meil Elises kuskilt käis läbi kõlks, et mingi aja pärast me tahame jõuda olukorda, kus on 0 incidents, mis kõlab nagu natuke ennekuulmatult, et ükski rike kunagi ei juhtu, aga natuke sinna poole liigutakse, et üritatakse süsteeme selliselt üles seada, et sul nagu maasoleku hetki ei tekiks, et sul on võimalik need nii kiiresti uuesti käima saada, või et sul juba süsteemid kuidagi hakkavad plingima enne seda, kuskilt peab see pihta hakkama, et kuskil mingi, ma ei tea, juhe on natuke lahti nii-öelda, on ju. Et see on huvitav maastik, kus eriti sina oled. Mul treener kunagi, mul nagu analoog tuleb meelde, et mul treener kunagi ütles, et kui sportlasel kuskilt ei valuta, siis sportlane pidab surnud. Et see intsidentidega on sama jutt. Kuskilt ei valuta, siis järelikult on surnud. Mida ma ise loodan, on see, et praegu minu valdkonnas vähemalt kõik haibivad nii-öelda seda ChatGPT-d. Okei, meil enam nii väga mitte, see tavalinimestesse jõuab võib-olla järjest rohkem, meil on juba mingid uued asjad peale tulemas. Aga ma loodan, väike siuke hirm on vaadates näiteks Office'i neid tooteid on see, et kuidagi Microsoft suutis kõik inimesed Wordi, Exceli ja nende enda toodetesse nagu kinni juurutada ja siis nüüd keeravad hinda juurde ja ega see tegelikult enam nagu siuke odav teenus ei ole. Et ma loodan, et sellel keelemudelite maailmas konkurentsi piisavalt jagub, et ühte siukest terve turu hoidjat ei teki ja siis järjest kiiremini need mudelid sellepärast ka arenevad edasi ja hind püsib normaalsuse juures. Aga mida ma nagu isiklikult loodan, on see, et praegu minu jaoks viimase aja kõige suuremad ja lahedamad trendid on see, kuidas neid keelemudeleid on tehtud sellisemaks, et see ChatGPT suudab endale nagu mingi tööriistu sinna nii-öelda juurde võtta. Et ta näiteks suudab ise pilte genereerida ja nii edasi. Ja programmeerimise maailmas ka ta saab kasutada nüüdseks juba niivõrd lahedaid selliseid tööriistu, et minul on põhimõtteliselt võimalik öelda talle, et ma ei tea, tee need nupud roheliseks ja siis tee mulle kalkulaator ka siia ja siis ma ütlen talle, et okei, ja siis lõpuks kasuta seda ühte tööriista ja kontrolli ise üle, kas seal veebilehel päriselt need asjad on muutunud ka. Ja siis ta mõtleb võib-olla mul siuke 10 minutit, teeb neid muudatusi, vahepeal avab brauseri, kontrollib sealt need asjad ära ja siis nagu päriselt ise teeb pilti, vaatab, kas on õige või mitte ja teeb selle ise nagu kõik läbi ja ongi siuke nagu päris AI agent. Ja kui juba praegu siuksed asjad on võimalikud, siis mis 5 aasta pärast olla saab, ma praegu ei oska sulle isegi öelda. See tundub väga põnev, see sinu mõte ja idee, et miks mitte. See palju mõtlema ja päris huvitav. Me oleme ju viimase 5 aastaga tõesti väga palju arenenud, et kus me järgmise 5 aastaga oleme. Eks näeme, kas siis sinu idee on realiseerinud või mitte. Räägime natukene siis DevOpsi tuleviku rollist ka, et äriliselt tuleb ikkagi siiski areneda. Et milliseid muutusi see eeldab? Ma arvan ka nende AI nagu selle tulekuga see operatsiooniline pool ka kasvab. Et mulle meeldib hästi palju see paralleel, et kui internet muutus kõigile kättesaadavaks, et palju rohkem selliseid nagu e-ärisid tekkis. Et arendajatel oli palju rohkem tööd, sest igaüks tahtis e-poodi, igaüks tahtis mingit IT-platvormi endale, IT-toodet. Et ma näen, et selle
ai tulekuga see on suht samamoodi, et ta natukene muudab seda demokraatlikumaks, et inimene, kes ei ole võib-olla nii palju programmeerinud, saab ka midagi teha ja ka nüüd, mingi hetk tuleb see komplekssus ikkagi ette, sest programmeerimise kõige nii-öelda see syntaksi kirjutamine kõige lihtsam osa tegelikult ja seal tulevad nii-öelda need päris probleemid ette ja seal tuleb siis juba see kogenud spetsialist peale, kes siis tegeleb nende probleemidega. Et ma pigem näen, et nagu seda tööd tekib juurde. jah, eriti kui nii-öelda kõik hakkavad vibe code ima ühel hetkel, Täpselt, jah. siis see struktuur või vundament all ei ole järelikult enam väga, väga tugev, siis siukeseid sinu moodi sinu tööd on veel rohkem vaja. Ma loodan. Johannes, ma küsin seda, et mis sind inspireerib selles tehnoloogia valdkonnas nagu töötama, et samas on ta nagu selline nähtamatu kohati, eks ju, aga teistpidi ta ikkagist nagu parandab nii-öelda seda kasutajakogemust inimestel. Et... Mis mind Elisa juures kinni hoiab, ongi võib-olla üks asi on see, et meil on ju ikkagi sadu tuhandeid kliente ja minu töö on siis nii selle nagu chatboti asjaga, kuigi seal isegi nagu vähem tegelikult, aga lõpuks teenindajate tööriistadena me mõjutame nagu kõiki kliente, kes käivad Elisa juurest aasta jooksul läbi. Ja et see nagu mastaap on tegelikult nagu nii suur, et natuke isegi nagu hirmutav. Ma just mõtlen, et vastutus on ju ka, et korralik ikkagi. Aga nagu me siin podcasti alguses pihta hakkasime, et ma tahtsingi hüpata siuksesse tumedasse vette, kus mul mingi vastutus ja mingi huvitav uus asi tuleks. Ja et see on kõik lahe. Ja sa alguses just mainisid seda. Kas ma kuulsin enne õigesti, et sa oled 5 aastat Elisas töötanud? Päris nii palju veel ei ole, aga varsti saab 5 ka. Väga, väga äge. Me räägime siin sellest töösisust ja kuidas sulle meeldib see, mida sa teed, on ja siis Madis, mis sind kõige rohkem sinu töö juures motiveerib, et väga innustavalt oled sellest kohast rääkinud, et kindlasti peab olema midagi, mis sind selle juures ka hoiab. Need huvitavad probleemid, et kogu aeg tuleb midagi uut, eriti siis, kui mingi teenus on maas, siis on selline silmaklapid peas, proovid seda taastada, et see on nagu eriti äge tunne, siis sa õpid selle nagu masina hingeeluga tundma. Aga pigem jah, need huvitavad probleemid. Too mingi näide siis. Midagi, mis saab välja tuua. Issand jumal, neid näiteid on kogu aeg midagi kukub maha ja peab taastama. See läheks nii tehniliseks siin ära, ma arvan, et koodideks ja nii edasi. Ja. Aga tihti on jah, nagu sul teenus ei tööta, sa teed umbes mingi 3 arendajaga koostööd, sul on oma tiimist liikmed, te olete kõik kõnes, te ei saa aru, miks on teenus maas, siis te hakkate erinevaid asju seal katsetama, läbi selle sa õpid hästi palju ja just see nagu õppimisprotsess, et kuidas tulevikus paremini teha, et see asi ei kukuks maha, et see meeldib mulle, ma arvan, kõige rohkem. Ja mul tuleb sarnane moment meelde, kus me siin aasta alguses vahetasime kasutajaliideses enda seda chati mullikest välja ja no ei oska võib-olla ette kõigele sellele mõelda, et seda kasutajaid on nii mingi 100 brauseris on ju, Firefox ja Safari ja muud asjad ja siis on veel nagu iPhone'id, erinevad telefonid, erinevad arvutid ja kõik need on nagu töötavad natukene erinevalt ja siis me olime ka ühel hetkel olukorras, kus me olime mingi 7 inimesega kõnes ja üritasime aru saada, et miks iPhone'il sõnumid ära kaovad. See on alati iPhone. Mina kasutan, olen rahul. Mina olen väga. Ja aga Johannes, mis on üks eksi arvamus võib-olla, mida sinu ameti kohta nagu arvatakse, et mida sa võiksid nagu ümber lükata? Meil on lahe siuke tiimi kampsunike, kus on pealkirjas, et ma ei ole küll AI-spetsialist, aga kas me ei saa seda tervet süsteemi 2 päevaga ümber teha? No, et tihtipeale ikkagi ei saa. Aga jah. No IT-s on ju sama, et kõik tahavad kohe kiiresti rutta, tegelikult need asjad ei ole nagu alati niimoodi võimalikud, eks. Eriti kui on mingid siuksed, kui te kunagi hakkate kuulama, kuidas neid praeguseid ChatGPT ja nende mudeleid taustal treenitakse, et see on ikkagi
kuude ja kuude pikkune töö ja no kui nad ise siis ühel hetkel avastavad, et midagi on kuskil pekis, siis on uuesti kuud ja kuud. No tegelikult, kui see algul tuli, siis see on hea näide siia tuua, et oligi väga palju vigu ja nad arendavadki seda täpselt samamoodi, on see ju teie töös, on ju. Et võib isegi oma kogemusest öelda, et mingites kohtades on näha, et on areng toimunud ja ikka väga hüppeliselt, väga lühikese ajaga tegelikult. Madis, kui me nüüd siin lõpetuseks mõtleme sinu nii-öelda DevOpsi ameti peale ja meie kuulajad kindlasti sooviksid teada, et kui nad pürgivad sellele positsioonile, mis on see üks nõuanne, mis sa neile annaksid? Mingi ülikooli. Kus sina seda õppisid? Kus ülikoolis seda saab õppida? Teeme ülikoolidele reklaami siin praegu. Tallinna Tehnikaülikoolis. Ma arvan, see on kõige lihtsam, et nüüd eriti kogu selle AI tulekuga praegu on nagu natukene seisak tulnud selle palkamisega, et juunioritel on praegu natukene raskem ja eriti kui sa oled selline ise õppinud, sul on, ma arvan, see on erandeid on alati ka, aga ma arvan, et ülikooli õppekava on nagu väga hea, et sind selle asjaga kurssi viia. No ma Madise asemel ütleks või Madisele juurde ütleks ka seda, et lihtsalt endal peab olema piisavalt palju niisugust huvi veidrate asjade vastu. Huvi, ükskõik mis probleem sul on, sul peab olema nagu huvi seinast läbi minna ja välja mõelda, mis see probleem olla võib. Lahendus. Ja eriti nagu seal DevOpsis sa nagu alguses sa oled metsas eksinud pimedas ja jooksed lihtsalt ühe puu otsast teise puu otsa ja ei saa aru, mis toimub. Johannes ja Madis, teiega oli tänases podcastis väga meeldiv jutustada ja saada väga põnevatele küsimustele väga eksklusiivsed vastused. Siin koha peal tahamegi tänada ja tänan ka teid, meie kallid Tallinna Hääle vaatajad.